Glamoxi juhiks jõudsin ma kindlasti läbi eelneva kogemuse ja mille aluseks on tugev haridus, mis tuli Tehnikaülikoolist ja siis ka töökogemus. Ja selline, et oled enda suhtes alati nõudlik, anda töö juures endast parim ja siis siin märgatakse ja antakse ka võimalusi edasi liikuda. Minu suurim rahulduspakkuv saavutus on kindlasti see, et minu meeskondadest on välja kasvanud väga-väga tublisid spetsialiste ja juhte, kellele ma olen olnud ka mentoriks, mis on mulle olnud ka väga arendav ja ka suur õnn vaadata seda, kuidas minu meeskonnast kasvavad välja väga-väga tublid ja arenemishuvilised inimesed. Liidri jätkusuutlikkus on väga oluline. Et eelkõige tuleb iseennast motiveerida, olla särav ja karismaatiline ja hoida seda selget sõnumit. Ja kõige efektiivsem harjumus, mida liider peaks tegema, on hoida ennast meeskonna lähedal. Tippjuhtidel on seda tihti raske teha, et me suhtleme iga päev oma otseste alluvõttega, juhtgrupiga, aga leida aega käia maja peal, vaadata, mis toimub, olla pildis, anda ka võimalus ka näiteks tootmises liinitöötajal öelda, mis mõtted tal on ja kuidas ta ennast tunneb. Et aktiivne liider siiski peaks olema nähtav kogu ettevõttes. Ebaõnnestumine on minu hinnangul osa õnnestumisest. Seda ma ütlen täna, kui on elus väga palju olnud ka ebaõnnestumisi ja ma olen olnud enda suhtes väga kriitiline, väga üle elanud, analüüsinud, mida oleks pidanud teistmoodi tegema. Ja täna ma võtan neid kui kogemust, sest ma saan aru, et sellel hetkel ma olin täpselt nii tark ja nii kogenud, nagu ma sellel hetkel olin. Ja kui ma oleks omanud neid kogemusi nagu täna, siis ma ei oleks seda eksimust teinud. Ehk siis vaatame sellist pikka pilti, ma arvan, et kõik liidrid peakski vaatama seda õnnestumist sellise pika voona ja ebaõnnestumised on seal täiesti loomulik osa, mis annab kogemusi. Liidri kõige tähtsamad väärtused on ausus, kindlasti ka sihikindlus, mis läheb küll rohkem selliste isikuomaduste poole, aga need on küll need, ilma milleta hakkama ei saa, sest kui sa oma meeskonnale hakkad ka mingil määral võib-olla maha müüma mingid raskemad sõnumid, siis see peab tulema sinu seest ja tuginema sinu väärtustel. Sest on küll öeldud, et käib minu sõnade ja ka mitte minu tegude järgi, aga liidrite maailmas see ei toimi. Liidrite jätkusuutlikkuse tagab kindlasti teadmiste janu ja huvi vaadata, mis ümber toimub ja kuulata, mis ümber toimub. Sest keskkond meie ümber muutub väga kiiresti. Ja jääda ainult tänaste teadmiste oskuste juurde ilmselgelt su sõnum muutub nõrgemaks, su pilt muutub väiksemaks ja tuleb usaldada oma meeskonda. Mina usun tõesti sellesse, et ühe inimese teadmised ja kogemused saab rikastada nende inimestega koostöös, kes on sinu ümber. Sest kui me võtame isegi palju on ööpäevas tunde, siis mitu raamatut me jõuame läbi lugeda või internetist midagi uurida, aga kui me võtame 5 kolleegi, kes seda ka teevad ja kui me teadmisi omavahel vahetame, siis tekib selline mastaabiefekt ja teadmiste vahetus, mis kindlasti oleks tark ära kasutada. Enesejuhtimine on kindlasti raske, aga ta on eelkõige seotud egoga ja mõnedel inimestel on see lihtsam, mõnedel on keerulisem. Mina ütlen nii, et kui sa ei oska ennast juhtida, siis sa ei oska ka juhtida meeskonda. Enamuses me teemegi ikkagi oma otsuseid tuginedes oma kogemustele, teadmistele, väärtustele ja see on väga-väga sügavalt seotud meie sisemuse, meie egoga, meie enda juhtimisega. Ja nii see paraku on, et liidrit vaadatakse ka tema tegude ja käitumise järgi. Liidri potentsiaal on väga huvitav aspekt, et me kipume meeskonnas märkama selliseid hüperaktiivseid, särtsakaid kolleege ja siis mõtleme, et kindlasti temast võiks saada liider. Karisma on väga oluline, aga seal juures peab olema ka emotsionaalne intelligentsus,
selline teadmiste pagas või mingisuguse valdkonna tugev kogemus, millele kolleegid tuginevad. Ta peab olema selline kolleeg, keda märgatakse, kellelt palutakse abi ja vot need on need näitajad, mille puhul võiks märgata väga tublit meeskonnaliiget ja hakata teda toetama selle liidri poole liikudes ja mis on muidugi kõige tähtsam, ta peaks ise seda tahtma. Ettevõtte suurim vara on loomulikult motiveeritud töötajad, aga motivatsioon on natuke sügavam teema, et väga palju räägitakse sellest, kui oluline on just sisemine motivatsioon, aga ma pigem ütlen, motivatsioon koosneb kahest väga olulisest tegurist. Välised motivaatorid, töötaja peab saama oma tööle väärilist töötasu, ta peab tundma, et ta on hinnatud, samamoodi kui me räägime sporditoetustest, see on absoluutselt vajalik, et töötaja on terve, tema tervis on korras, ta on aktiivne. Üritused, mis ettevõttes tehakse, on väga vajalikud, et tekiks ühtne kultuur, et inimesed puutuks kokku töövälisel ajal, saaks vabamalt suhelda ja leida paremat kontakti. Aga täpselt samaväärselt tuleb keskenduda ka nendele sisemistele motivaatoritele ja et kui selle teemale otsa vaadata, on kõige lihtsam mõelda sellele, et tundeid ei saa käskida ega ka juhtida. Aga me saame alati kolleegilt ja oma alluvalt küsida, mida ta tunneb. Tippjuht saab luua selle kultuuritausta, toetada keskkonda, luua meeldivad töötingimused, aga väga oluline on see, et meeskonnas on ka juhid, kes iga taseme töötajani saab sellise kontakti, et me saame aru, mida ta tunneb, sest ühte inimest võib motiveerida üks asi, teist hoopis teine, alustades kas või sellest, et mõnda inimest võib segada mürarikas keskkond ja ta ei taha sellest rääkida, aga lahenduseks on see, et kui ta küsid, et kas see sind segab, ta teeb jah, talle võimaldada kõrvaklapid, on ta väga rahul ja taas motiveeritud. Liit-to-liit konverents on väga-väga huvitav konverents ja kui tuuakse sellised esinejad meile kandikul koju, siis igal juhul peaks iga liidri silm särama lööma ja tulema kuulama, pluss veel see, et see ei ole selline akadeemilises vormis konverents, vaid väga sellise kreatiivse õhkkonnaga positiivset emotsiooni loov ja loomulikult vaadake selle aasta esinejaid, et John Maxwell oma raamatu 360 kraadi liider, usun, et seda on enamus liidreid lugenud ja huvitav oleks kuulda tema siis selliseid tänase päeva kommentaare ja hinnanguid. Kuidas tehakse äri 10 aasta pärast? Mina usun, et need põhitegurid on kindlasti alles, et peab olema nõudlus, peab olema pakkumine. Aga me liigume rohkem selles suunas, et me liigume kliendile lähemale. Kindlasti peab teenusepakkuja tootja olema paindlikum. Tootjatel lähevad partiid üha väiksemaks, et rohkem olla vastav kliendi ootustele. Ja kui me räägime juhtimisest, meeskonnast, ei tohiks tähelepanuta jätta neid muutuseid, mis toimub meil ka siis meeskonnas, et üha rohkem tuleb juurde noori inimesi, kes ei tunne ennast võib-olla kõik mugavalt selles olukorras, kus on palju reegleid, rutiine, mida tihti tootmisettevõttes on, kuidas motiveerida neid, kes tegelikult tahaksid pidevat väljakutset, midagi uut, midagi loovat. Samas on nad väga-väga vajalik lisand meeskonnas, et ei läheks meeskond lihtsalt sellise kindlasse trammirööpasse. Et sinna poole me liigume aina rohkem. Ja teine osa muidugi ka see, et meie töötajaskonnast üha rohkem on vanemaid inimesi, kes on aktiivsed, terved, ei soovi jääda koju puhkama, et kindlasti on see juhtidele suur väljakutse, et kuidas motiveerida siis kõiki töötajaid.